fever, night fever. We are going to the Andre Cheese Farm to meet and greet Peter from Motohobby. See on TikToki staar. This is the star of Estonia social media. Ja väga tubli poiss. He's a very great boy. Young man. Young boy man. Kaua meil sõita veel? It's still 24 minutes to go. We arrive. Estimated time of arrival is at 12 o'clock. So, pretty soon we are there. Peame talle helistama. Teda auto on siin. Aga ma pargin ta kinni siis. Peeter on seal, ta on paljas. Mida ta seal teeb? See ongi kõige parem grill. Puud on juba sees sealt puud. See on see uus Kamado Joe või? See ongi Kamado Joe Connected Plus. See on Wi-Figa või? Wi-Figa. Siin on need õhuvõtuavad. Need on siin on õhuvõtt on siin. Siit käib õhk, tuleb juurde. Ja siis küpseb. Me tulime tegelikult siia Peetri maale selle jaoks, et filmida jaanipäeva tervitus või siuke grillivärgi värk Motohobbyle sotsmeediasse. Ja idee on selles, et siin on vana grill, mis on pask. Ja siis ta tellib telefonist Motohobby grilli, mis on nice, uus, keraamiline, UFO suur. Ja siis siuke tervitus umbes. Ja siis rohkem midagi. Väike ATV-klipp CF Moto Estonia sotsmeediasse ja siis olemegi valmis. Siis läheme Motohobbyst läbi, võtame õlut ja tõmbame kodu tagasi vist. Vaatame. Puudega mees otsib ahjuküttega korterit. Parim nali. Kas puudel on lehed või koer? Lehed või koer? Jah. Kus see mis on? Kas puudel on lehed või koer? Kas puudel on lehed? Ja on see valge koer? Puudel, tead. Puudel. Isegi sina said aru või? See oli kunagi gaasipudel. Suur. Beebi. Tal oli sääsk. See on sinu beebi on ju? Jah, me olime nii kaua ära, et meil on nüüd laps. Sünnitamise ajal ma mäletan, sa ei soovitanud sünnitada. Sünnitada ei soovita. Aga last saada? Last saada võib. Võtke last kuskilt. Raske, aga tore on ju. Tore raske. Kurdi neandertaalid. Kuidas meil on? See on siit või? Oota, ma tulen üle kitsa hüppel. Sa võid teha selle üldse. Enne panevad tuli põlema. Ütled lihtsalt siis, et... Tere rahvas! Jaanid on käes. Jaanipäeva puhul ma näitan, kuidas teha hot dogidega. Esimene video on purgis. Ja nüüd on aeg teise video jaoks. Peeter vahetas riided ära. Ja ta on nüüd siuke. Aitäh, sulle väga maitsev oli. Väga hea. Mulle ka meeldib. Hea hot dog oli. Kas see oli su esimene masin? Aga vaid huviti sõidetud küll, jah? Kas nüüd sul on siuksed mänguasjad? Jaa. CF Moto.
plaan on siis selline, et nüüd me teeme CF Moto Estonia jaoks jaanipäeva tervituse ja Peeter ajab ATV hüppesse, ütleb head jaanipäeva ja annab laba. Oled valmis? Crazy Stunt Driver ready! Algame! Must lammas. Hüppe oli ära juba, ma panen selle ekraani peale. Head jaani! Sul lahe siin maal elada või? Maal mulle meeldib väga elada. Maal on väga lahe elada. Tahaks ka maal elada. Mul lambad, mesinad ja värske õhk. Ja kõik see on tasuta. Tahad, Oskar, ma viin su jõe äärde. Mida tegema? Vaatame jõge. Okei. Maffia ametiauto. See on mu rallikas. Need on kõik su rallikad või? Jaa. Väga hea rada! On ju. Safari. Vaata see sinised liblikad. Need on arvuldased. Arvuldased liblikad? Jaa. Vau! Eriti arvuldased. Mis sul nimed on? Viivi, Luivi ja Kaivi. Oodake! Mis on? Grasshopper. Grasshopper, jaa. Maal on tõesti lahe elada. Mina olen teisel pool jõge. Maal on lahe, jaa. Jaa. Sa käid siin tihti jõe ääres või? Jah, ma siin käingi. Mis sa teed siin? Vaatan jõge. See oli nii äge jõgi, mis ta näitas mulle. Oli jah. Jaa. Thanks, Peeter. Palun. Lähme nüüd Kuhu? koju. Olgu. Jaanipäevale. Jaanipäevale. Jaan on norm end. Jee! Pakk-roll ja liha. Jee! Teed viivad meid edasi teile kõigile peaaegu ilmselt tuttavasse kohta. Mustlasse. Vaatame, mis siin toimunud on siis. Me ei ole siin nii kaua käinud. Tere! Oot, vabandust, kott. Ole rahulikult. No tere Võta hommikust. rahulikult. Ma olen väga nagu ammu näinud. Mis teed? Salatit. Mis salat tuleb? Feta. Kas ei ole kunagi proovinud objektiive nagu telefonile panna? Mingi telesuumi, üks lahe. Ma tahaks pikalt aega mõelda, et tahaks mahelause ehitust. Kuule, aga näita oma kõige ägedamat uut objektiivi. See on Helios. Aga mitte 3 aastat unistanud, aga noh, selles mõttes endale tuleb ka vahest. aga raske on. Ma ei arvestanud, et nii raske on. Et jällegi kaua vaata ei viitsi. Aga see fookus, ma ei aru saan, mis see rõngas teeb. Ta on nagu vaata. Kinni on ju. Ja, aga kui ma liigutan, siis nagu flare muutub või see nagu mingi vikerkaar tuleb vahepeal ja kaob ära. Ma ei tea, äkki see on vikerkaari nupp. Võib olla. Võta, ma oleks mul kaamera ja siis ma paneks selle külge kuskile. On sul kaamerat anda? Jah, sul ei ole kaameraid. Enam pole. Ei no, selles mõttes, et see on huvitav jah. Aga see 1.5 ava on võrreldes ikka selle nende teistega.
Need on ka head, aga... Teeme hiljem sellega pilti, proovime. See on igatahes 85 milli ja 1.5 ava, ehk siis vana retroobjektiiv Helioselt. Ikka keerab tegelikult tausta, vaata noh. Päris huvitav. Ta paneb nagu keerlema tausta. Jah. No ta teeb sama, mis see eelmine Helios, 50-ne, aga nagu veel rohkem on ju. Väga huvitav. Vaata see klaasi, kui suur, kui palju klaasi on. Vaata. Ma tahaks sellega rohkem teha. Aga mul hakkab see ka meeldima, kuigi ma peaks selle maha müüma. Ma tahaks osta mingi suumika endale, mis täidab selle vahemiku ära. Aga ma teen väga palju sellega. Suht odav objektiiv, 200. Aga tegelikult suht terav objektiiv. Muidu mul ainult fiksni. Praegu ka lemmikfoto üldse. Borst. See on ka midagi huvitavat, aga teine Helios on siis see, mida kõik teavad. Jah, no selles mõttes neid on selle saab 50-ga, selle saab mingi 300-tiga. Alati siibes, no Eestis müüvad 600-ga, no nii palju see ei ole väärt. Kus sa tellisid said? Mina siin ostast, ma lampi pakkusin, saingi 300, ma panin 300 vaatid piirin, ma rohkem maksan, sest noh, tegelikult see on nii spetsiifiline, et see peab olema aeg ja rahulik. Nende Heliostega teed sa isegi liikumise pealt pilti, sa hoiad fookust. Miks sul neid 3 tükki on? Kõik erinevad tehased ka ja väga erinevalt keeravad. Üks teeb väga kunstilised pildid, teine on üliterav näiteks, et mis sul vaja on. Nendega ma isegi saan liikumise pealt teha pilte. Ja kui keegi kõnnib minuga, ma suudan fookust hoida, aga sellega on nagu väga raske. Aga mulle väga meeldib see on. Vaata, ma tegin niimoodi, et läbi kilekoti pildistasin. Siis ta lööb, vaata neid, saad aru? Retro. Noh, vaata, ta lööb siukseid nagu, vaata äärtega teeb nagu mega lahe. Nagu unenägu. Niimoodi panin kilekotti ette. Ja siis pildistan edasi. Aga see on 35, kuna vaat see jääb rohkem vaata äärest näha. Okei, huvitav. Aga siis saame jäänud 35, ma arvan kindlasti. Mul peaks ühe objekti valim, ma valiks selle, teeks kõik pildid sellega ära. Teine versioon on ka väljas 35-st. Ja seda ma mõtlengi. Ma müüsin teisel maha, ma panin fookus. Tähendab, Melli müün maha, mul on praegu inimese käest proovisse. Ma tahan osta uue versioon 2 omal. Ma sõngi Rauli oma võtsin. Prooviks. Okei. Seda ma soovitaks kindlasti kilekotti. Ja me hakkame siis täna siin natuke grillima ja proovime seda objektiivi. Siuk chill pill. Üks väike chill on seal. See on väike chill seal. Samale tasandile objektiivi paluks. Okei. Päris ilus nagu lapsevanker, näeb väga kallis välja. See ei ole väga kallis. Näeb siuke tonnine välja. Uuena see maksab tonn, me ostsime kasutatud. Näeb ju suht uus välja. Sõidab? Sõidab väga hästi. Tegelikult no okei. Ma sain asjad paremaks tegelikult. Kapott käib paremini ja nüüd ma ülevaatuselt sain läbi ilust ja CO-ga oli mingi teema küttevärgiga. Aga ma eile sõitsin taga päris kaua ringi, terve pool päeva. Ma arvutasin küttekuluga välja esimest korda. Nii? 17 liitrit 100 keskmine. Ei ole väga hullu tegelikult ju. Kuule, mul Honda võtab mingi linnas mingi 13, 14, 15 nagu. Nagu ma isegi mõtlen seda maha müüa, sest nagu... Et müüd maha ja sõidad sellega, jah? Suht sama küttekulu, nagu midagi on tuksis, sest ma käisin Tallinnas viimane edasi tagasi, otsas oli mingi 50-60 eurot, nagu natuke sõitsin linnas. Siis ma hakkasin mõtlema, kuidas mul nii palju läks, vaata, nagu see on, tundub palju või ma ei tea. Siis ma sõidan nagu sellega 17 liitrit seal, aga maanteel on vähem. Maanteel ma arvan, võib sama olla tegelikult. Noh, tegelikult kui mõtleme nii, et 4,8 liitrit, 2,4 liitrit. Noh, ei ole nii suur vahet. Ma tegelikult nagu mõtlen päriselt, et ma müüa maha ja võtta midagi väiksema mootoriga. No Jeep on ka tegemises, seal on mingi elektrik juures. Selle peaks nüüd saama 6 aja pärast nagu... Ta sõidab kõik, aga lihtsalt elektriga on mingi teema. Roolis on väike lääk sees. Ja ma ei saa aru, kas see ongi nende puhul siuke, nagu ma ei oska võrrelda. Kuule, sa A-rühm oled näinud või? PA juhul käib kogu aeg. Ei, see ongi. Reaalselt ma pean kogu aeg nagu väga, nagu ma ei saa lasta ennast nagu vabaks, sest mul kaob ju... Ma keeran, see auto keerab veits hiljem järgi nagu. Kui keegi tee peal tuleb, siis on nagu fakt omadega, noh. Ma tahaks tegelikult ütlen nii, et ma olen aru saanud, et ma tahaks tegelikult natuke uuemat hobiautot, ma tahaks mingit Porschet või midagi siuke. Ma tahaks ka täiega Porschet. 90 aasta, sul on vaata ikkagi nagu Ameerika kvaliteet, no okei, no ta mulle meeldib Ameerika, aga see kvaliteet on nagu veits, Saksa kvaliteet on parem vana. Muidugi. Et noh oleks, aga see Porsche, ma ei ole Indu vaadanud tegelikult, võib-olla oleks kõik maha mõistlik müüa üks mingi Porsche. Ma nägin mingit vanat Porschet müügis, 7 sott
7 tonni tähendab. see ei olegi väga hull. Kuule, see grilli peaks tegelikult põlema panema ühe korra seest. Peab jah. Miks oma auto sinna parkis? See on minu auto. Pro Flame. Ja need on parimad. Pro Flame. Let's start the fire together. Ökoloogias. Noh, Püramaan näita oma kõige uuemat tatoveeringut ka siis inimestele. Ja boy. Annab juurde. Oi, näed juba ei saa all saini. Vaata, et tikka on hästi palju selles mõttes. Need peab nagunii ära põletama läbi. Võib-olla peaks tegema lihtsalt rikki, et paneks selle siia. Ja pro sinna. Kui sul on prood piisavalt, siis saad pro, noh. Niimoodi tehakse tuld. Teeme ainult nendega süüa. Jah. Kuubikutega. Grillisöö asemel. Jah. Mäletad, ostsid lihtsalt ketšupi poest. Oli ketšup. Nüüd lähed poodi, vaatad, okei. Vähendatud suhkrusisaldus, eks ju. Siis on ilma suhkruta. Siis on olemas öko ilma suhkruta, aga öko ka suhkruga variant. Ehk siis põhimõtteliselt on mingi nii palju valikud, et sa pead nagu mõtlema. Pluss erinevad firmad, aga ilma suhkruta ketšup on nii pask. Pigem sööks ilma juba. Ma võtsin praegu öko, aga suhkruga. Et nagu lasta siis nagu maitse on ikkagi, ma söön nii harva ketšupit. Ma unustasin filmida, aga need on eelküpsetatud, seega me laseme need lihtsalt nagu soojaks ja natukene krõbedaks ja. See on nagu vaata, suur lill. Aitäh. See on searibi. Võiks isegi külm olla. Aga head ikka. Saad isegi külmata loo mõnikord. Ma lihtsalt uurisin käsi. Ilus valgus näos. On. Ilusat nägu nagu lihtne valgustada. Alati. Sinu oma ka. Miks mul ei ole ilus siis? On. Miks mul? Tegin neid pilte üks sügis. Tegime siin basseinis vaata. Krõbiseb juba. Ilus ju. Paul teeb siis paar pilti meist, perepilti selle kaameraga ja siis sellega. Ilus ju. Sellega lõpeb tänane õhtu. Ma ei saa kohe enam telefoni kasutada, sest meil ei ole beebimonitori. Siin on natuke tolmune. Tegelikult on iga tuba nii tolmune. Siit on väga hästi näha. Sest ma kasutan telefoni beebimonitorina. Me teeme FaceTime calli. Röövliribi on valmis ja see on rämedalt hea. Ma ei ole seda üli ammu söönud, aga lihtsalt nagu see tuleb lihtsalt siit kondi pealt ära ja see on nii mõnus vaadata.